korra seda akent, et mis sellega tegema peab. Hea asi on see, et puit on päris heas seisukorras, et selle akna puhul nüüd puiduparandusi teha ei ole vaja. Siit me näeme seda, et üks klaas on vähemalt siin mingi aeg vahetatud. Teised klaasid on ees siin kitiga kõik. See on liistuga. Vaatame siis ükshaaval läbi, et millised klaasid on siin korralikult kinni, millised mitte. See klaas siis teeb sellist klirina häält, et siis me teame, et see klaas on kitist lahti, et tuul puhub siit vahet läbi, et selle me võiksime uuesti kittida. Ja selle ka võiks uuesti siis kittida. Ja loomulikult sellega. Paneme sellise jäiga pahtliläbida siia puidukaitseks alla ja katsume näpitsatega selle naela siit kuidagi kätte saada. Igavene suur nael, roostes ka, väga hästi ei tule, aga ehk saame keerates, kangutades selle naela kätte ja siis alati jälgime seda, et me siis kas klaasi või puitu ei vigastaks. Nael juba hakkab oma augus liikuma ja ehk saame siis ta kätte ka. Fikseerime akna siis pitskruvidega pukkide külge kinni, et siis me saame rahulikult tegeleda siin klaasi eemaldamisega. Puitplotsid paneme me siia alla sellepärast, et me siis pitskruviga akent ei vigastaks. Lükkame siis noa siia liistu ja akna vahele ja katsume siit vaikselt kangutada. Nii, üks liist on käes. Nael, millega liist oli kinni, jäi siia küll alles, et selle peame siis hiljem naelatangidega eemaldama. Näpitsatega naela kangutades puitu ei rikuks ja selle vältimiseks paneme siis siia jäiga pahtli läbida puitu kaitsma. Näpitsatega võtame siis naela kinni ja katsume ta kätte saada. Aga esimese korraga ei tulnudki, kuna nael on roostes ja tuli ainult selline väike jupp naela otsast ära. Aga proovime uuesti. Nii, teise korraga õnnestus. Ja nii siis kõik need naelad. Kõik klaasid vanasti siis lõigates ja käsitsi ja nad võivad olla kõik erineva suurusega. Kui me klaasid ära võtame, pärast tahame tagasi panna ja tark oleks need ära nummerdada. Ja siin me saame vanameistri neid märke siis ära kasutada ja omale siis üles märkida, kus ruumis selle roomanumbriga aken on olnud. Ja see klaas on käes ja paneme ta kuskile eemale. Kui me kuumaõhupuhuriga tööd teeme, siis on alati oht see, et me kuumaga ka kõrval olevad klaasid puruks teeme, ehk siis kuumaga klaas hakkab painduma, mängima, tekivad pinged ja löövad prao sisse ja selle vältimiseks me niiske lapiga lihtsalt kõrval olevat klaasi jahutame. Soojendame puhuriga siis kitti ja õrnalt pahtliläbidaga lükkame ja kui me tunneme, et kitt on pehmeks läinud, siis lihtsalt lükkame ta siit minema. Liigset jõudu ei ole vaja kasutada. Nüüd võime sellise tavalise kaabitsaga veel viimased kitijäägid siit eemaldada. Seda akent on veel tugevdatud metallnurkadega ja nüüd on küsimus, et kas me nad eemaldame või mitte. Nad on kõik ilusasti tugevalt kinni, me jätame nad siia alles, ei eemalda, et koos selle värvi eemaldamisega puidult võtame ka siit metalli pealt värvi ära. Oht on lihtsalt selles, et need kinnitusnaelad on siia kindlasti kinni roostetanud, kui nurk on kinni, siis lasta jääda.
nüüd siis lihvime akna kergelt üle ja lihvpaberiks on kas siis näiteks number 100. Number 100 on piisavalt jämedateraline lihvpaber, et see lihvitud pind jääb küll näpuga katsudes sile, aga siiski piisavalt krobeline, et värvil oleks hea nake. Ja pikipuidusüüd lihvime siis kogu selle puiduosa üle. Õrnalt tõmbame ka siis need nurgad üle. Siit me vana kitti ei eemaldanud, kuna ta on ilusasti kinni, et me lihvpaberiga ainult matistame selle pinna ära, et siis värv nakuks uuesti. Ja samas jälgime, et me lihvpaberiga siis klaasi ära ei kriibiks. Siit me eemaldasime siis kiti ja klaasi ja nüüd lihvpaberiga samuti lihvime siis need alles jäänud väiksed kitijäägid siit maha. Vanad värvijäägid ja siis lahtine rooste, kui seda on, et siis selle lihvime lihtsalt siit ära. Enne kittimist ja värvimist pühime akna tolmust niisklapiga puhtaks. Ennem kittimist tõmbame klaasivaltsid kergelt värnitsaga üle ja selle eesmärgiks on see, et kitil oleks hea nake. Kui me seda ei tee, siis vana puit on kuiv ja kui me paneksime otse vana puidu peale kiti, siis kui puit tõmbab kitist värnitsa välja ja tal nake puudub. Nätsutame siis selle kiti peos läbi ja siis ka natukene anname sooja kehatemperatuuri kitile, et siis natuke vedelemaks on parem teda siia paika panna. Kõigepealt paneme siis siia valtsi peale selle kiti, mis jääb siis nüüd klaasi alla. Akna klaasi paneme siis täpselt samapidi siia tagasi, kuidas ta oli. Et siit on näha ka, et need nurgad päris täisnurgas ei ole. Ja siis vaikselt vajutame selle klaasi siia tagasi ja siit on ilusasti näha, kus pressib selle kiti meil ilusasti vastu klaasi ja siis me oleme kindlad, et see klaas saab jälle korralikult tuuletihedalt ette paigaldatud. Ja alati peab siis seda ettevaatlikult tegema, et ühte nurka liiga palju alla ei vajuta, et siis võib klaasil pinge sisse tulla ja kuskilt prao sisse tõmmata. Sellise väikse ruudu võiks siis 4 tiftiga ära fikseerida brošipulkades üks ja raamile. Et siin tiftitraadil on sellised sooned sisse muljutud ja siit on hea siis seda murda. Ja siis haamriga kergelt klaasi peal libisedes lööme siis selle tiftinäela sisse ja kuskil millimeetri jätame seda tifti siis klaasiserva peale klaasi kinni hoidma. Kui me risti seda tiftinäela sisse lööme, võib juhtuda, et tiftinäel tuleb teiselt poolt brošipulka välja ja me tabame klaasiserva ja me võime klaasile prao sisse lüüa, siis ta tuleb siia kerge nurga all sisse lüüa. Siis ta ei ulata teiselt poolt välja ja nurgal teda puitu sisse lüüa on raske, et esimesed paar korda me lööme risti, kui ta on hakanud juba puitu sisse minema, siis keerame ta nurga alla ja lööme siis ta lõpuni sisse, nii et ta kuskil millimeetri jääb klaasiserva peale ja vääname niiviisi ära. Korjame siit teiselt poolt selle kiti ära. Siis me näeme, kuhu maani see kitsi ja pealt poolt tuleb, et siis me saame selle õige nurga kätte. Ja põhimõte siis on selline, et ma surun selle kiti tugevalt vastu raami
ja natuke tõmban ka edasi, et siis see klaasi ja raami vaheline pragu saaks tugevalt seda täis, vastu ja natukene edasi. Vastu ja natukene edasi. Ja suvel on jälle häda sees, et kui päike peale paistab, et siis on see kitt liiga vedel, et siis teinekord on siseruumides ja õhtul jahedamas. Ja nüüd siit otsime selle klaasi valtsi puiduosa servasid niiviisi ülesse ja tõmbame sellise. Siit samamoodi. Ja siin oli sellel brosspulgal väike hammas sees ja kui me pahtlilabida või kittinuaga tõmbame, et siis see kipub meil kõik need sellised puidujonksud kaasa kopeerima, et kui me värvi eemaldame, siis katsume olla tähelepanelikud, et me siis neid puiduservi ei vigastaks, et see meil pärast kiti peal kõik kopeerib järgi. Tõmbame siit viimase servaga ära ja siis nurgad saame veel üle käia. Nii. Tõmbame ta ühele poole ja siit puhastame teisele poole. Suurema kiti võtame kohe ära, aga paari päeva pärast, kui kitt hakkab kuivama, siis saame ilusasti klaasipuhastuskaabitsaga need viimased kitijäägid kätte. Ja kui tundub, et see kitt ei jookse hästi siin labida all, et siis me võime selle labida kergelt niiskeks teha. Ja siis vigu kergelt korrigeerida. Kitt, mis meil üle jääb, paneme topsi tagasi. Topsile paneme sellise kile või tselofan kihi peale, et ta ära ei kuivaks. Nüüd on käes meil kruntvärvimise aeg. Kruntvärvi võib siis ise teha värnitsast, tärpentinist ja tsinkvalgest või siis kasutada valmis kruntvärvi. Akna puhul jäetakse alumine ja ülemine serv värvimata. Et kuskilt prao vahelt juhtub ikka niiskus akna puitu minema, et siis need kohad jäetakse selleks, kus saaks niiskus puidust välja hingata. Kruntvärviga võib nad üle värvida, sest kruntvärv laseb ikkagi õhuniiskusel läbi liikuda, aga siis katvavärviga mitte. Kui me kruntvärvi peale katame, siis kindlasti me näeme veel oma väikseid apsukesi, kuskilt puidust tulevad väiksed augud nähtavale, mida siis tuleks kitiga katta. Ja näiteks selle metallnurga juures tulid nähtavale praod meil siin puidu ja metalli serva all, et selle me võime kitiga ka pärast kruntvärvi kuivamist siis täita. Enne värvime asumist puhastame kiti jäägid klaasi pealt ära ja selleks sobib selline klaasikaabits imehästi. Ja värvimiseks kasutame siis linaõli värvi, et kuskil 2 päeva kuivab üks värvikiht. Ja värvime siis nii puidu kui ka metalldetailid sama värviga ja katsume siis niiviisi värvida, et kuskil 1 millimeeter värvi
ka siis klaasi peale. Algul tõmbame siis veidi rohkem värvi akna peale ja hiljem siis pikki siis kitti ja klaasiserva veame selle värvi laiali. Ja alati katsume seda siis pikki puidusüüd teha.